2 kaamerat vaatavad sulle otsa. Kas me oleme olnud vahekorras? Olgu vaatad sulle otsa, sa oled mingi täiesti võitsad kõnnid seal mingi umbes. Mul oli siuke tunne, et ta isa vaatab niimoodi. Hei, siin on Viki ja ma olen siin koos külalisega, minu väga armsa kütiga Andresega, sellepärast, et te olete väga palju küsinud Q&A videot ja fun fact, see on minu kõige esimene küsimused ja vastused üldse kaaslasega, meessoostisikku. Nii et kuidas see emotsioon on? Ma ei tea, hea, ütleme nii, hetkel veel. Ma ei tea, mis küsimused veel tulevad, aga... Sa võid alguses ennast äkki natuke tutvustada, nagu mingi paar põhilist fakti enda kohta. Ma olen 20. Mina olen 19, seda küsiti ka, kas meil on vanuse vahe. No mõned kuud ikkagi. Pool aastat. Õpin ülikoolis müüki praegu EBS-is ja muidu meeldib sporti teha, sõpradega koos olla. Aga hakkame pihta, sest me oleme nii palju küsimusi välja valinud, mingi üle 20. Seega, ja ma poole tunni pärast hakkan podcasti salvestama, seega meil on väga kiire, nii et tulista. Esimene küsimus on, et kuidas me kohtusime, pluss siis nagu see esmamulje nii-öelda. Nii, 3 kuud oli möödas minu eelmisest suhtest ja ma olin tagasi Tinderi maastikul. Mul tekkis see 4. valik ja siis üks nendest oli Andreas ja siis on see, et sa kas paned super like'i kellelegi või need kaovad täiesti ära. Ja siis ma olin nagu, Veiki, et nagu nii hea näeb välja, ma ei saa lihtsalt lasta ära minna, aga mulle muidu ei meeldi üldse super like'e panna, sest minu arvates see on liiga meeleheitel. Ja siis ma olin nagu mida iganes, ma ei saa lasta minna selle ja siis ma panin sulle super like'i, siis ma sain match'i ja siis ma hakkasin kohe sulle kirjutama või ma saatsin alguses gif'i. Ja tema kirjutas mulle või nagu võttis kontakti esimesena nii-öelda. Siis sa vastasid mulle ja siis me hakkasime rääkima ja siis vist sama päeva jooksul, eks ju, ma juba kutsusin su välja. Jah, Viki kutsus mu välja, mitte minna teda. Mina kasutasin Tinderit sellepärast, et lihtsalt nagu oma aega seal veeta või nagu igavuse pärast. Ja kuidas see tunne siis oli, kui ma su kohe välja kutsusin? Ma ei tea, ma olen eriti valmis selle. Aga küsiti seda, kas sa teadsid mind kui nagu influencerit enne? Ma olin nagu selles suhtes võib-olla teadlik, et ta on mingi YouTube'i maastikul midagi teinud, aga Instas ma pigem, ma ei tea, ma ei follownud teda, ma vahepeal followsin. Aga sa nagu ikkagi olid kuulnud minust ju? Vähesel määral pigem ikkagi. No ja, aga see, ma olen täiesti võõras. Pigem nagu said mulle silma välimuse poole pealt, mitte sellepärast, et sa oled mingi, ma ei tea, teed seal internetsi. Ja ma tahtsin suga, eks ju, järgmisel päeval juba kokku saada, Sari vara ei olnud nõus. See küsimus saime mingi paar päeva hiljem. Esimene date meil algselt oli minu arust plaaninud minna ruladega sõitma. Mingi juuni 1. nädalal oli ja siis oli just see kuumalaine oli mega palav ja siis mõtestasime hoopis randa minna. Ostsime süüa, lihtsalt päevitasime, ma vedasin su ujuma sinna jääga. Vesi oli mingisugune 10 kraadi, Viki mingi ja väga hea vesi on, me teeme kerge suppuse. Aga sa said ju vaata trahvi ka. Ja ma hakkasime rannast ära minema, siis mul oli 30 € trahv ka veel esimesest kohtumisest, siis see oli suke... Aga kas see nagu oli siis seda väärt? Ma ei tea, vist oli äkki. Okei, no minu esamulje oli see, et sa nägid päriselus sama hea välja kui pildil, sest vahel on see, et pilt on parem. Ja sa olid hästi viisakalt riides, mis mulle täiega meeldis. Nagu, mulle ei meeldi kui mingi dressides, mis tuleb kohal. Suhtlesid mega palju nagu avatud, suga oli lihtne rääkida. Ja sõbralik ja nagu, jaa. Mul on see meeles, et kui Viki tuli autosse, tegi ukse lahti, ütles, et kui kena auto sul on. Mõtlesin nice, ei mõtlesin fancy. Fancy auto, ma tulen oma mingi vana 3-se Bemmiga, E46 kupee, mis mul oli. See siis nii ilus. Teine küsimus, kaua me oleme koos olnud? Praegu, kui me filmime, siis järgmisel nädalal saab meil 6 kuud täis, ehk selles jaoks, kui see video üleval on, siis on juba 6 kuud täis. Kas me oleme armukatud inimesed? Ma ütleks, et me ei ole üldse. Me ei ole vähemalt välja näidanud küll. Ma ei tea, me nagu ei ole vist. Minu ei nagu pigem ei ole ikka. Aga ma arvan, et sellepärast ka, et me ei tekita vaata sellist põhjust, et nagu peaks olema. Kuhu me tahame reisile minna? Me ei ole veel käinud ühelgi reisil. Minu arust, kui me lähme kuhugi, see võiks nagu mega äge olla kohe esimene juba. Seega me oleme mõelnud minna kuhugi Aasia riikidesse, kas mingi Tai või Malaisia või midagi sellist. Me ei ole veel otsustanud, me praegu vaatame, aga tahaks kuhugi sooja, seal on koha peal mega odav. Kui kaugele me julgeme ennustada meie suhet? Naistel on alati kõik planeeritud, ma tahan veel vaatapundist kuulda. Ma ei tea, mulle nagu otseselt mul ei olegi planeeritud, aga kuna mul on Vikiga nagu hea koos olla ja vähemalt on naine, kellel on nagu plaan, et tulevik võiks selline olla siis nagu... Sa kujutaksid mind ette, et me nagu elame kuskil koos või meil on pere või mingi abielu või midagi, kas sa kujutad üldse seda minuga ette, sest vahel on see, et sa lähed kellegi suhtes ja sa kohal oled nagu mingi ei sinuga, ma ei näe seda lihtsalt. Ei, ma näen küll ette. Sellepärast, et meil on selles...
aga meil on nagu ühised huvid selles suhtes ja nüüd viimasel ajal me oleme suht tihti nagu igapäevaselt koos olnud ja väga tore on. No minul on kõik planeerinud seda. Kõigepealt me võiks kindlasti kokku kolida korterisse. Järgmine samm oleks võib-olla koera võtmine. Siis võib-olla võiks abielluda. Siis võiks laps olla ja siis võiks juba majja kolida. Jah, kõigepealt kui koeraga saame hakkama, siis on nagu... Aga ma tahaks nagu abielluda enne, kui ma lapses on. Siis mul on nagu kindel, et mees ei lähe ära. Kas me elame koos? Millal kolime? Me ei ela koos veel. Me ei ela. Kui nagu ka Vikil on vanemad kodus ja näiteks mul on vanemad kodus, siis on see, et ma ei taha nagu mingi päris nagu puuküürnik nii-öelda olla seal, et ma ikkagi üritan nagu niivõrd kuivõrd viisakas olla ja seega... Ametlikult meil ei ole mingit oma kohta. Jah. Kas me oleme olnud vahekorras? Jah. Me võtsime selle küsimuse siis sellepärast, et lihtsalt seda oli nii palju küsitud. Aga kokkuvõttes seda on nagu, see on siuke nagu loogiline. Kas meil on juhtunud midagi piinlikku? 3. date'il me läksime Eesti poodi Vikile kella vaatama. Seal oli suht tore töötaja, kes hakkas meiega ka juttu veestma, sest Viki nagu otsis seal, nad olid kella vaja. See kell. Jah, tüüsse kirjutas, kas me võde vend. Jaa. Me mingi ei ole, ta oli nii sarnased. Sest meil olid mõlemal lühikesed, heledad teksad ja valged pluusid seljas. Ja siis ta oli mingi, te olete see tüdruki poiss või? Nagu paar või? Mõlemad lihtsalt vait. Mina olin nagu niimoodi, okei, ja jätke mind sellest välja vaata. Jah, ma nagu vaatan sulle otsa, sa oled mingi täiesti võitsed kõnnid seal mingi umbes proovinud peale. Mul mõtlesin, mida ma ütlen, siis ma kartsin, et kui ma ütlen, et me oleme koos, siis sa mõtled, et me oleme juba mingi mega thing ja siis ma hirmutan su ära. No kerge šokk oli, ütleme nii. No ma olin ka nagu mingi, mida ma ütlen, mina oleks võinud kas või fake ida selle töötaja jaoks. No lõpuks ma ütlesin mingi midagi sinna kanti. Midagi susserdasime seal ja siis oli nagu jah, sellega sai korda. Seal samas kellapoes, nagu lõpuks kui ma valisin selle kella välja, siis mu ema tuli sinna koha peale, et see osta, sest see oli minu lõpukink. Seega siis sa kohtusid mu emaga. Jumal tänatud, et ma olin täpselt enne seda date'i kodus emale esimest korda öelnud, et ma lähen üldse kutiga välja. Ema teadis, sa kohtud emaga ära ja siis me läksime jalutama. Me läksime jalutama, aga no muidugi Viki isa. No isad on ikkagi vähe kõrgem. Kaitsevad tütre. Ja siis Viki isa ei teinud midagi. Ja siis me hakkasime kõndima sealt sadamast nagu parklast tagasi auto juurde. Ja siis jälle muidugi Viki võtab mul käest vaikselt kinni. See oli esimest kord, nagu me võtsime käest. Me olime just võtnud nagu mingi minut tagasi. Minut tagasi me olime siuke, no okei. Ja siis kõnnime sealt tagasi, siis 2 ratturit selle vastu. Ja siis aga ma rääkisin nagu Vikiga, siis Viki vaatas ka minu poole ja siis Viki ema ütleb niimoodi, tšau. Hüüab jaa. Siis me mõlemad vaatame. Vaatan Viki ema naeratab. Aga isa talle muidugi ei teadnud, ta on mingi tütar mingi kutiga lambist. Ja uuega. Ja siis Viki isa ja siuksed tumedad prillid ees, ja niimoodi vaat mulle. Ja tal oli nagu kiiver ka ja kõik. Siis mu isa lihtsalt täiesti šokk, ta isegi ei vändanud, ta lihtsalt nagu tuimalt veeles mööda kivistunud ja vaatas. Mul oli siuke tunne, et ta isa vaatab niimoodi. See on okei, no nüüd on tann ka asjaga, vaata. Ma imestan, et sa olid nõus minuga pärast seda veel kokku saama. Ei, aga nüüd on, kõik on pere on tutvunud, kõik on hästi. Ei, no nüüd on väga hästi. Seda me võime küsida seda kohe seda küsimust, et kas mind ei häiri, et Vikil on olnud nii palju avalikke suhteid? Minust ei ole üldse nii palju, mul ainult 2,5 avalikku suhet. Ja mind otseselt nagu ei häiri see või nagu nii kaua, kuni mul on Vikiga kõik okei ja... See, et sa saad minna vaadata, okei, pilte mul ei ole enam kellegagi üleval, aga videod ikkagi on. Nii et sa saad nagu mu eksidega näha mind videotes endiselt. Kui ma Viki videos isegi niisama eriti ei viitsi vaadata. Sorry, not sorry. Ma ei tea, see on suht lamp nagu ausalt öeldes. Eluga edasi tulebki minna. Kõigil on enne meie nagu kohtumist ka elu olnud see, ega sa ei saa olla mingisugune et ma ei tea. Kes maksab date'idele? Me teeme pooleks, nagu mõlemad siis maksavad enda eest. Või siis, kui ongi juhtub see, et ma ei tea, rahakott jääb maha, siis ilmselgelt nagu teine maksabki, sest sul ei ole võimalik, aga enamasti meil on ikkagi pooleks, sest see tundub kõige parem meie head ja halvad küljed. Kas me ütleme mingi arvu või? Muidu meil pärast üks jääbki loetlema. Okei, ütleme 3 asja. No number 1 juuste rullimine, ma ei või. Ma lähen nii hullu. Siis kui me vaatame mingit filmi või sarja või asja, vaatame kogu aeg gossipit, siis kogu aeg sa näed, et kuskil silmanurgas mingi käsi. Aga ma teen seda nii, nagu see tuleb lihtsalt nagu tahes tahtmata, aga Viki muidugi on täiesti häiritud sellest. Teine asi, see, et sul on nii palju mingeid snappe ja nagu Instagramis inimesi, keda sa vaata jälgid. Seega, kui sa hakkad ükskord oma neid asju läbi vaatama, siis sul ei lõppegi see ära, sest sul on nii palju, mida läbi vaadata. See, et sa vaatad need kõik läbi. Seda on nii kauaks ja nii tüüd on. Jaa, aga kui mul on nii palju inimesi,
tutvus, siis mul ongi see, et mul nagu aga kas sul on vaja kõigi nende sisu tarbida nii palju või? Of course! Aga 3. ka või? Issand, nii raske mõelda. Kui ei tule, ma võin ise paar tükki aega öelda. Või no okei, ütle äkki mul tuleb, ma mõtlen. Nii, number 1. Vikine šopahooli. See häirisid. Me pidime poodi minema, Viki ütleb, no okei, mingi paar tundi. Me olime kokku poes 3 tundi ja 45 minutit Ülemistes. See on täiesti normaalne. Nii on veel midagi. Võib-olla see, et Viki on nii palju kiirema elutempoga kui mina. Siis mina nagu see võit on chill, vaata. Aga Viki nagu... Viki on jällegi rohkem perfektsionist ja teeb asju kiirimini ja... Ma ei teagi, tal on võib rohkem eesmärki ja asju nii kui mul. Mind häirib, et sa nii aeglaselt kõnnid. No ma naudin hetke. Oh my või. Ma ütlen ausalt, ega väga palju nagu ei ole, mis nagu... Kui mind oleks mingi liiga palju asju, mis mind tõsiselt häiriks Viki juures, ma arvan, et ma ei kannataks temaga nagu eriti koos olla sellega. Ma võin häid asju öelda. Jaa, õige on, pead küll, et ma punustasin ära. Nagu number 1, mulle väga meeldib, kui tüdruk nagu enda eest nagu täiega hoolt kannab, mida Viki nagu teeb täiega või nagu see ongi nagu normaalne minu arust. Üks minu lemmikomadusi on see, et sa oled nagu mega hooliv ja nagu alati olemas, kui ma sind vajan. Ja siuke nagu lohutad ja nagu ma tunnen, et ma saan sinu peale loota. Ükskõik mis olukorras. See on nagu mega oluline kaaslase juures, et sa nagu oled olemas. Ma arvan, pluss see ka, et nagu saadki usaldada üksteist ja saadki nagu rääkida asjadest või mingi mure koht on, siis sa nagu konsulteeridki nagu... Ja siis teine see ka, et sa oled tõesti nagu täiskasvanulik. Ma tunnen, et ma olen nagu täiskasvanuga suhtes. No oleks aeg, kui valus hakkab juba 20 näite. Nagu sa ei tee mingeid lapsikuid asju, vaata. Aga ta on 3. ikka, see et sul load on. Ja siis ma sõidutan seda nii palju. Eriti kui see alguses auto oli, nüüd sa sõidad lihtsalt minu autoga. Ja õnneks Viki leidab garaažis. Ta vanemad tekib nagu spets veel selle autole kindlustuse. Et mitte sellega, et Viki sellega sõidaks. Sest mul ei ole lube. Ja et mina sõidutakse Viki. Ja Madri, sina ja Madri olete muidugi. Kuigi Madril on enda autoga olemus. Ja aga tema mul laguneb ära, aga ta sõidab, eelistab minu omaga sõita. Üks miinus, mis Viki puhul veel on, et päeval langad hulluma lihtsalt. Kas sa mõtled nagu ma hakkan naerma või mida sa mõtled? No midagi sellist ja, aga nagu nüüd ma olen juba kinda harjunud, aga alguses oli mingi wow. Kas sa mõtled siis, kui mul nagu emotsioonid väga palju on? Jaa, siis ta hakkab... Mis olukorda konkreetselt on mingi näide? No vahepeal ta lihtsalt pikali maas ja naerab laginal. Mingi 5 mintsi järjest ja ta ei suudagi muud teha, kui ta lihtsalt on seal. See oli nagu nii miinus väga, aga lihtsalt sa vahepeal oled mingi no... Sa ütleme, et sa ei oodanud seda. No jah, aga ja üks pluss, et Viki on tohutult edukas või noh, selles suhtes enda valdkonnas. Ma arvan, see ka motiveerib mind nagu kõvemini töötama oma asjade jaoks. Äkki siuke iga hommikune motivatsiooniallikas või? Ja, et miks ma peaksin sinna kooli minema ja Viki magab seal hambad laiali. Kuidas klapivad meie iseloomud, unistused ja eesmärgid? No iseloomud, ma arvan, klapivad suht hästi. Nagu selles mõttes, mingites osades me oleme nagu sarnased, sest me oleme mõlemad suht ekstraverdid, seega meil on lihtne suhelda ja ka nagu avalikel üritustel ja nii. Samas mingid vastand, mis meil on, need just nagu täiendavad. Ma olen veits kiirema elutempoga ja siuke jooksen ringi. Ja siuke perfektsionist, kui mina olen siuke nagu... Chill rohkem. Ja no eesmärgid ja unistused, ma arvan, meil on mõlema suhtes pigem sarnased kui erinevad. Nagu ühes suunas selles mõttes, mõtleme ikkagi jah, et... Need ei takista üksteist. Aga need vaheetapid enda on nagu iga enda asjaga nagu see lõppeesmärk, kuhu me nagu elus jõudu tahaks, siis see on ikkagi meie, ma arvan, suht ikkagi sarnane. Kuidas me leiame üksteise jaoks aega? Ja see oli suunatud just... Vikile siis. Noh, mõlemadega selles mõttes, et kuna minul on nii tihe graafik, siis... Ja okei, mul on ka kool ja vahepeal nagu... Ja ma olen isegi saanud DM-e vaata, et kas ma üldse veedan sinuga aega. Ma ei jaga seda nii palju sotsiaalmeedias. Tegelikult me näeme üksteist päris tihti nagu mitu korda nädalas. Kui mitte iga päev, aga nagu see ongi pigem meie... Igat asja ei hakkagi kuskile postitama, et ja see ongi see, et see on nagu eraelu rohkem. Minu jaoks on nii nagu oluline see aeg, mis ma sinuga veedan, nii eriline. Ja ma väärtustan seda nii väga, et ma ei taha sinna vahele tuua nagu telefoni ja hakata kogu aeg nagu filmima ja pildistama. Isegi kui sul on kiire graafik, siis tegelikult on see, et oleneb lihtsalt, mis jaoks prioriteet on nagu olulistele asjadele. Sa leiad alati aega, sest kui sa ütled, et sul ei ole aega, siis järelikult see ei ole prioriteet, sest sa ei tekita sellele aega. Kuidas me lahendame erimeelsused? See oleneb, ma arvan, sellest, kui suur erimeelsus on. Nagu kui see on nagu mingi suvaline maailmavaade, eks ju, siis see ei ole nagu nii hull. Kui see läheb minust liiga tuliseks, siis me pigem lihtsalt vahetame teemat. Et ei ole nagu mõtte ülimine. Aga kui see on mingi asi, mis meid nagu rohkem puudutab nagu mingi otsus või mingi tegevuse osas, mida me peame tegema. Me leiame enamasti ikkagi mingi kompromissi või nagu üritame nagu jõuda siis selle kuldse keskteeni nii-öelda.
kas mina Viki kutina vastan ta nõuetele? no ma sulle juba rääkisin, et siis kui ma läksin eelmist suhtest lahku, siis ma ei tahtnud nagu sama kivi otsa koperdada. Seekas ma tegin endale listi asjadest, mis ma tahan, et mu unistuste mehel oleks. Siis ma tegin seda, siis nagu kirjutad alguses järjest, vaatad, okei, leht saab täis. Ma hakkasin sinna igale poole vahele toppima. Nii et reaalselt nagu terve leht on nüüd sõnu täis ja nüüd ma mingi eelmine nädal lugesin need kokku. Mul vist oli 51 nii-öelda omadust või mingit asja selle inimese juures ja siis sinul oli 42 neist, aga sellepärast, et osasid asju me ei ole veel nagu teinud või nii, ehk ma ei ole nagu näinud või saanud hinnata veel mingeid valdkondi. Seega nagu sul võib näiteks veel juurde tulla. Ja kas mulle meeldib, kui Viki käib üksi väljas? Ma ei tea, mul ei ole suurt vahet, kuna Viki on karsklane, kuna selles suhtes ta ei poolda alkoholi joomist ja mina olen nagu selles suhtes natukene halvem poiss. Aga jah, ma käin ka oma sõpradega väljas ja see on, ma arvan, me mõlema poolest nagu täiesti okei, et kui me tahaksime koos välja minna, me võiks seda vabalt teha, aga me pigem oleme... No mul on see, et ma ei käi ka väga väljas. Nagu Viki... Sul ei ole midagi vist näinud saad. Jah, aga nagu isegi kui Viki on käinud, siis nagu see ei ole minu jaoks nagu probleem. Kas mind häirib, kui Viki vlogib? 2 kaamerat vaatavad sulle otsa. No sellepärast ma ei ole arvan Viki vlogidest nagu nii tohutult palju olnud, sest et... See tunne, sest teil veel nii mugavalt. Või nagu nii mugavalt, ma ei tunne lihtsalt nagu mingit vajadust või nagu, ma ei tea, muidu ma võib-olla oleks enda YouTube'i kanali teinud ja ise vloginud, aga pole nagu nii suurt olulist või vajadust nagu näinud, ma peaks olema igast mingi videos mingi tšau. Aga nagu selles mõttes sind ei häiri, kui mina, isegi kui ma sind peale ei jäta, nagu kas sind ei häiri, et me lähme kuhugi, mina võtan kaamera välja ja nüüd pean nagu... Ei, nagu ma ei räägi sinuga, vaid ma räägin kaameraga. Nagu ma ei saa inimesed midagi ära võtta, mida talle meeldib teha. See on Viki eest, las ta teeb oma asja, kui ta tahab. Kas see oli armastus esimesest silmapilgust? Ma tean, kas see armastus esimesest silmapilgust oli, siis esimene silmapilg oli väga närvesööv. Mul oli Vikiga esimest korda, et väga tore oli temaga koos olla. See võib olla armumine esimesest silmapilgust, aga mitte armastust. Armastus on siis, kus juba inimest ta tunneb ja sa nagu armastada nii tema nagu head ja halvad küljed kõik kokku, aga selleks sa pead inimest tundma. Aga nagu mulle kohe, kui ma nägin... Aga nagu mul tekkis kohe huvi ja ma olin mingi et ma tahan vaata veel sind tunda ja nagu veel kokku saada aega võtta. Kas meil on ühiseid hobisi? Tennis, nagu sa küll praegu ei käi trennis, aga sa oled käinud ja seega... Aga ma olen ka pikalt käinud tennis, seega ma oskan väga hästi minna. Mulle lihtsalt väga meeldib lauda sõita, Viki muidu nagu... Ei, ma sõidan ka seda lauda, aga mul ei ole nii suurt huvi. Ta ei ole fänn. Kas sind nagu huvitab mingi filmindus või fotograafia või? Sest sa viitsid mingi tavaliselt aisada. Mul endal ju on fotokas olemas ja nagu mul selles suhtes nagu kaamerad ja asjad on nagu, need nagu pakuvad huvi, mul on need nagu ägedad, seega nagu ma arvan, see on ka üks asi. Ja ma arvan, meil mõlemad nagu mingi äge seiklus meile mõlemale, või nagu mingi, ma ei tea. No ma arvan, pigem on neid küll. Tahad ise äkki otsad teha? Loodan, et teile meeldis. Kuna meil on ikkagi aukülaline, siis ma lasen sinul outro teha. Loodan, et teile meeldis, on ju, video. Kindlasti visake pöidlad püsti, kui te tahate veel Andrest videot minuga videot, aga nagu... Siis ei taha väga. No oleneb, mis video teen, aga ma ei ole nagu väga nõus mingi igat videot tegema. Seega te peate pakkuma mingeid mega häid ideid kommentaarides. Ja kindlasti minge vaadake mu Insta üle. Kõige esimene link kirjelduses. Seal on head auto content ja... Ja meid koos ka näete palju. Eksklusiivne pildiseeria. Ärge unustage ka subscribe ida, klikkida selle punasele nupule seal all ning näeme juba järgmises videos. Tšauki!